Trump paljastas kokkuleppepettuse, kui käskis USA vägedel India ookeanil kinni võtta Iraani naftatankeri Skywave. Just siis, kui Teheran püüdis läbirääkimistel aega võita ja hoida naftaraha sanktsioonidest mööda liikumas. Sellel kolmapäeval, 20. mail 2026. aastal näitab laeva arestimine, et Trump ei lepi sellega. Tühi jutt. Samal ajal kasutab Iraani režiim sanktsioonide all olevaid laevu, varjatud marsruute ja salakaubandust, et toetada revolutsioonilist kaardiväge. Iraaniga seotud laev olevat läbinud Malakka väina ja liikus mööda Malaisia läänerannikut. Pardal üle 1 miljoni barreli toornaftat. Piisav kogus, et toita Teherani rahamasinad pingelises olukorras Washingtoniga. Trump oli juba varem öelnud, et jäi tund aega puudu uute rünnakute lubamisest Iraani vastu, kuid naftatankeri hõivamine näitab veelgi karmimat käiku. Enne uut pommitamist hakkas ta režiimilt ära võtma seda, mis selle jõudu üleval hoiab. Iga Iraani laev muutub riskiks, iga barrelit saab jälgida ja iga kokkuleppe lubadus kaotab väärtust, kui Teheran jätkab oma sõjalise struktuuri rahastamist varjatult. Mis on Teheranil veel alles, mida loovutada, et vältida veelgi suuremat kaotust? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil, Milson Alvese tasemel. Naftatanker Skywave peeti kinni India ookeanil pärast seda, kui ta oli läbinud Malakka väina ja seilanud Malaisiast läänes. Rahvusvaheliste väljaannete poolt tsiteeritud Wall Street Journali raporti kohaselt vedas laev tõenäoliselt üle 1 miljoni barreli toornaftat, mis laaditi veebruaris Iraanis Kargi saarel. Seda kinnipüüdmist käsitletakse vähemalt 3. Ameerika Ühendriikide tegevusena laevade vastu, mis on seotud niinimetatud Iraani varilaevastikuga. Mida kasutatakse sanktsioonide vältimiseks, marsruutide varjamiseks, lasti vahetamiseks merel ja raha sissevoolu säilitamiseks isegi blokeeringute ja piirangute kiuste. See on osa, mis räägib Iraani kahjuks. Režiim ei liigutanud ainult ühte tavalist laeva. See püüdis elus hoida ekspordivõrgustikku, mis tegutseb varjatult, kasutades sanktsioonide all oleva naftaga seotud laevu ja segaseid marsruute, et raskendada jälgimist. Kui Trump annab käsu selline laev konfiskeerida, ei tee ta lihtsalt sümboolse žesti. Ta lööb logistikasse, kasumisse, vahendajatesse ja nende usaldusse, kes on endiselt nõus Teheraniga äri tegema. Kes vaatab ainult sõna leping, ei näe kõige olulisemat. Trump ütleb, et ühelgi allkirjastatud paberil pole väärtust, kui Iraan jätkab mere kasutamist, et rahaliselt hinge tõmmata. Operatsioon tuli ka kriisi kõige tundlikumal hetkel. Trump ütles Valges Majas, et ta oli 1 tunni kaugusel uue sõjalise tegevuse alustamisest Iraani vastu, kuid lükkas otsuse edasi. Ta väitis, et võib toimuda uus rünnak juba mõne päeva pärast, kui tegelikku kokkulepet ei saavutata, sest tema sõnul ei saa Ameerika Ühendriigid lubada, et Iraani režiim liigub tuumarelva suunas edasi. Reuters märkis, et Trump rääkis lühikesest tähtajast, nimetades võimaliku uue eskalatsiooni aknana reede, laupäeva, pühapäeva või järgmise nädala algust. Skywave'i tabamine muudab läbirääkimiste kaalu. Varem püüdis Teheran näida kui kokkuleppest huvitatud osapool, justkui oleks ta võrdsel positsioonil läbirääkimisteks. Pärast arestimist muutub pilt. Iraani režiim tuleb läbirääkimistele teades, et nende laevastikku jahitakse, et nende laevu võidakse kõrvale suunata, et nende tulu võib ära võtta ja nende ostjad satuvad tõelisse ohtu. Trump ei ähvarda ainult mikrofoni ees. Ta tekitab kulusid merel, kaubanduses ja nende inimeste rahakotis, kes aitavad Iraanil sanktsioonidest kõrvale hiilida. Asepresident J.D. Vance rõhutas, et läbirääkimised jätkuvad, kuid tegi selgeks, et keegi USA valitsuses ei tähista kokkulepet enne õiget aega. Ta ütles, et kindlus saabub alles siis, kui leping on allkirjastatud ja Ameerika Ühendriikide julgeoleku eesmärgid on täidetud. See avaldus on oluline, sest see lükkab ümber Iraani diplomaatilise võidu narratiivi. Valge Maja hoiab läbirääkimisi avatuna, kuid ei anna auhinda enne alistumist. Režiim tahab leevendust, tahab ruumi ja tahab aega. Trump tahab kontrollitavat tulemust, maksimaalset survet ja Teherani rahastava finantskanali blokeerimist. Ameerika Ühendriikide keskaja juhatus ilmub selles stsenaariumis samuti surve operatiivse haruna.
juhtumiga seotud uudised väidavad, et Ameerika väed jätkavad Iraani sadamatesse ja sealt välja suunduva kaubavoo blokeerimist, olles ümber suunanud 89 kaubalaeva. Keskväe juhatuse enda veebisait näitab hiljutist järjestust mereväe operatsioonidest Omaani lahes, Araabia meres ja Ameerika vastutusalas, sealhulgas laevade peatamisi, blokeerimist ja kontrolloperatsioone laevade suhtes, keda kahtlustatakse Iraanile kehtestatud piirangute rikkumises. Nad tegid midagi lihtsat, kuid tõsist. Vedasid Iraaniga seotud naftat ajal, mil Washington püüab piirata režiimi võimet oma operatsioone rahastada. Ameeriklaste tegevuse põhjuseks oli takistada selle lasti edasist ringlust, justkui oleks sanktsioonid vaid formaalsus. Ka konfiskeerimise asukoht on oluline. See ei toimunud Iraani sadamas. See toimus India ookeanis, marsruudil, mida kasutavad laevad, mis püüavad lahkuda Pärsia lahe vahetust lähedusest ja tegutseda piirkondades, kus lasti üleandmine ja dokumentatsioon on segasemad. See näitab, et Trumpi surve ei jäänud ainult sõnadeks, vaid jõudis Iraani laevastiku ülemaailmsele marsruudile. Vahetu tagajärg on see, et leping muutub Teherani jaoks karmimaks. Nüüd peab Iraan otsustama, kas nõustuda surve all läbirääkimistega või astuda vastu Valgele Majale, mis on juba näidanud valmisolekut rünnata kahel rindel, sõjaliselt ja majanduslikult. Sõjaline rinne ilmneb Trumpi avaldustes uute rünnakute kohta. Majanduslik rinne avaldub laeva arestimises ja mereblokaadis. See kombinatsioon lõhubki Iraani illusiooni, et saab samal ajal läbi rääkida ja kõrvad kasumit teenida. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on viimastel nädalatel samuti tugevdanud rünnakut Iraani naftaga seotud võrgustike vastu. Aprillis uuendas Välisvarade Kontrolliamet sanktsioonide nimekirja ja sidus uued meetmed ülemaailmse võrgustikuga, mis toetab Iraani naftakaubandust ja selle varilaevastikku. See detail aitab mõista, miks Skywave sihikule võeti. See tabamine ei olnud üksik juhtum. See on osa finantslämmatamise poliitikast, mis püüab ära lõigata ettevõtteid, laevu, operaatoreid ja marsruute, mida kasutatakse režiimi toimimise tagamiseks isegi surve all. Iraan tunneb mõju, sest ta sõltub sellistest lünkadest, et jätkata nafta müümist ilma täielikult Ameerika nõudmistele allumata. Varilaevastik on katse hoida raha sisse tulemas, samal ajal kui režiim räägib suveräänsusest, vastupanust ja läbirääkimistest. Iga Iraani naftaga seotud laev võib tähendada rohkem raha rakettideks, droonideks, liitlasrühmitusteks ja revolutsioonilise kaardiväe struktuurideks. Levivad uudised, et Iisraeli ja Ameerika ametivõimud koordineerivad oma tegevust võimalike lahingute taasalustamise korral. Iraani laeva hõivamine ei lõpeta kriisi, kuid purustab illusiooni, et Teheran saab ühelt poolt läbi rääkida ja teiselt poolt salaja kasu lõigata. Nüüd vaatab režiim merele, teades, et iga tünn võib muutuda sihtmärgiks, iga marsruuti saab jälgida ja iga viivitus läbirääkimistel võib kallimaks maksma minna. Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.